Hei, praegune või tulevane lugemissõbrast noor. Kristiine Noortekeskus on oma lugemissoovituste sarjaga Ära loe igavledes tunde, loe parem raamatuid jõudnud oma 4. osani. Ja sel korral vahendan sulle lugemissoovitusi Leelo Valgmalt, kes on kunagine kirjandusõpetaja. Ja esimene video, nagu ikka, keskendab siis lugemissoovitustele, mis on mõeldud 7–12-aastastele. Terve nimekiri on siin ja hakkame siis esimesest otsast tasapisi minema. Esimese raamatuna soovitab Leelo sul lugeda raamatut Augud. Lugu ühest poisist ja tema perekonnast ning suguvõsa pärandist, mis laiub erinevates aegades ja samas kohas. Peategelane Stanley satub ebaõnnestumise tagajärjel Rohelise järve laagrisse, kus on palju raskesti kasvatataid poisse ja ehk veelgi keerulisema iseloomuga kasvatajad. Lisaks sellele, et ta peab hakkama saama laagri ebanormaalsetest oludest, tuleb tal ka avastada aukude saladus, mis on oluliselt suurem, kui Stanley esialgu arvab. Siis siin videos, nagu said juba arugi, loen sulle ette ka kiiresti raamatu kirjeldused, mida Leelo on nende kohta öelnud. See oli siis esimese raamatu kirjeldus ja läheme vaatame, milline see raamat välja näeb. Raamat näeb välja siis järgmine, selle kaanekujundus. Ja raamat on ka Newbery medali laureaat ning Paabeli torni tõlkeauhinna laureaat. Ja samuti siin all näed väikest rohelist märgikest, mis tähendab seda, et Eesti Lastekirjanduse Keskus samuti soovitab seda raamatut sul lugeda, mitte ainult siis Leelo. Teine raamat. Selles nimekirjas on mõni Piret Raua raamat ja kui ei oska valida, siis näiteks Kõik minu sugulased, mis räägib isevärki sugukonnast, kellega peategelane Adam kokku puutub. Tema raamatud sobivad hästi nooremale lugejale või lihtsalt neile, kes maailma alles avastavad. Kui tunned, et oled maailma alles avastamas, siis Piret Raua raamat Kõik minu sugulased on midagi kindlasti sinule. Ja raamat näeb siis välja sellise vahva kujundusega. Ja ka seda raamatut, nagu selle rohelise märgi järgi juba eelnevasti ütlesin, soovitab sulle lisaks Leeloga Eesti Lastekirjanduse Keskus lugeda. Kolmas raamat nimekirjas on mõni Andrus Kivirähki raamat. Andrus Kivirähk on ka minu üks suuri lemmikuid, nii et sellele kirjutan täiesti alla. Erinevate eelmisest kahest olen ka tema raamatuid lugenud, ka lasteraamatuid. Ja kui ei oska sealt valida tema paljude raamatute hulgas, siis soovitab Leelo sulle lugeda näiteks raamatut Tont ja Facebook. Väga ägedad illustratsioonid ja autorile omane huumor annavad kindlasti mõnusa lugemiselamuse ja toovad võige suule. Lühikesed lood annavad võimaluse ka veidikeseks süveneda, kui muud tegevust palju sul on parasjagu. Raamat siis näeb välja järgmine. Ja ta on järjeks raamatutele Kaka ja kevad ning ka Karneval ja kartulisalat. Ja ka seda raamatut, märk jällegi nähtaval, soovitab Eesti Lastekirjanduse Keskus sul lisaks Leelole ka lugeda. Neljandaks, mõni Ilmar Tomuski raamat. Ja jällegi, kui oska valida tema raamatulast, siis näiteks Tulnukate rünnak, kus rännatakse ajas ja kosmoses, et päästa maaga üllatavalt sarnane planeet. Koju jõudes aga ootavad aga kangelasi ees uued väljakutsed. Lisaks ulmeteemale ka muidu väga aktuaalne raamat, sest räägib muuhulgas looduse olukorrast ja kliimakatastroofist. Nii et kliimateemad noorte seas ja ka üldisemalt on praegu väga-väga aktuaalsed, väga populaarsed, nii et seetõttu kindlasti raamatud, mis seda teemat puudutavad, soovitan sul minagi lugeda. Ja raamat Tulnukate rünnak näeb siis välja järgmine. Ja sedagi soovitab Eesti Lastekirjanduse Keskus ka lugeda.
Eelviimane raamat selles nimekirjas on Härra Hais, David Williamsi, suurepärase briti koomiku ja lastekirjaniku raamat, mis tegeleb esmapilgul lihtsate, kuid tegelikult suurte teemadega. Kodutus, tõrjutus ja sõpruse olulisus. Loomulikult juhtub tegelastega huvitavaid seiku, muuhulgas jutusaates osalemine, vabandan, pärdasin, ja peaministriga kohtumine. Nii. Ja raamat Härra Hais näeb siis välja järgmine. Ja siingi roheline märk all, mis tähendab, et soovitab seda Eesti Lastekirjanduse Keskus samuti lugeda. Ning viimane raamat Leelo siis nimekirjas 7–12-aastastele noortele on Keit Tigamillo Mustkunstniku elevant, lugu orb Peetrist ja tema maagilisest teekonnast elevandiseltsis, et leida üles oma õde. Või siis võid ka lugeda temalt Tiiger virgub, lugu robist ja hiiglaslikust tiigrist, puuridest ja piiridest, leinast ja sella ületamisest. Valisin välja sulle esimese raamatu neist. Ehk oled äkki käinud Nukuteatris ja näinud sellest etendust, nimelt Mustkunstniku elevant on olnud ka Nukuteatri programmis, nagu siit slaidilt näed. Ja raamat siis näeb välja sellise kauni kujundusega. Selline sai siis Leelo Valgma nimekiri raamatutest, mida ta soovitab lugeda 7–12-aastatele. Loodetavasti leiad kindlasti midagi põnevat sealt endale lugemiseks. Selle videoga hetkel lõpetan, kuid peagi võid otsida üles sarnase nimega video, kus siis keskendume natuke vanemate noortele lugemissoovitusele, mida Leelo siis soovitab lugeda noortel, kelle vanus on juba siis 13–17.